Ülaltsööt on võrkpallis üks kahest sööduliigist. Ülaltsöötu kasutatakse nii servi vastuvõtul kui ka tõstmisel. Esimene asi, mis on ülaltsöödu puhul oluline, on käteasend. Et kõige lihtsam seda käteasendit õigesti sisse võtta on niimoodi, et kui panna käed kõigepealt kokku, siis teha kolmnurk pöialde ja nimetis sõrmede vahele, siis tõmmata käed natukene lahku ja hästi vähe pöialdest tahapoole. Jalgade asend ülaltsöödu puhul on väga oluline. Nii palli alla liikudes kui ka söötu sooritades. Et Julia keera siia poole palun. Et üks jalg võiks teisest natukene eespool olla. Võib-olla mitte nii palju, aga sutsukene, et oleks mugavam tõugata ja söödus oleks rohkem jõudu. Siis käteasendi puhul käed peaksid olema pea juures, mitte all ega mitte ka liiga üleval, et sööt korralikult õnnestuks. Kehaasend peaks olema natukene ette kallutatud, mitte taha, et saada söödule rohkem jõudu. Üks oluline asi veel, kuidas pall peaks käte sees olema. Ehk siis, et see pall on siin kätes nagu pesas, ilusti pea kohal. Käed peavad lõppasendis järgnema palli lennu suunale, mitte ei tohi nad laiali lennata. See on nüüd õige sööt. Ja see on vale sööt. Käte lõppasend on ülaltsöödult väga oluline. Just hästi oluline jalgade asend ülaltsöödul on noorte puhul, kuna nendel on kehas vähem jõudu ja et saada pall lendama, on vaja üks jalg eespool hoida kui teine. Et kui me siin neid noori poisse filmime, et siis nendel on väga ilusti, üks jalg on eespool kui teine, et saada palli lendama. Et niimoodi ühe jala pealt sööta ei tohi. Pane mõlemad jalad ilusti maha ja sööda. Vot nüüd oli õige asend. Jälle väga ilus jalgade töö. Keha asend on õige, käed on õiged, siis pall ka lendab.